Noored roolis Kupella Cup-sarja andis teisel etapil noortel võimaluse sõita Misso rallikrossi rajal, kus just vahetult eelmisel päeval oli toimunud Eesti rallikrossi meistrivõistluste 3. etapp. Seega eelmisel päeval sai kaasa elada, nüüd siis ise proovida. Võistluspäeva alustasid taas noorema vanuserühma sõitjad, keda oli meeldivalt palju ja rõõm on endiselt selles, et uusi huvilisi tuleb seda sarja kaema ja nii ka oli. Võtame ette kõigepealt siis tütarlaste arvestuse. Esimene voor on veel siiski suhteliselt otsiv ja õppiv tüdrukutele. Vaid Elisabeth Tamm ja Mirtel Sikk saavad aja voorus alla 1 minuti. 3. sõiduvoor paneb seal kõik lõpuks paika. Susanna Keldo selle päeva parimaks jääb 01.07,774 ja 5. koht. 4. positsiooni hõivab ajaga 01.07,430 Karolin Agel. Just 3. vooru puhas ja kiire sõit viib poodiumile 3. astmele Keiti Eeriku. Esikoha nimel aga eitlevad taas Tamm ja Sikk. Seekord jääb Elisabeth Tamme ajaks 53,090 ja teise etapi järjest võidab Mirtel Sikk ja aeg oli tal 3. voorus 51,785. Kunagi ei saa kindel olla, mis teised võivad teha. Ma ei ütle enda, et nüüd sa pead hästi kõige paremini tegema, et kindlasti hästi tulemused. Ma lihtsalt lähen ja naudin seda sõitu ja siis lihtsalt vaatan, mis tuleb. Ja kindlasti natukene just üritab saada siis paremat tulemust, aga kõik ei ole ikkagi asjad selles võitlus, et kogemus on ikka parem. Kui oluline see sinu jaoks on see, et sa enne võistlust selle raja ikkagi läbi käid ja vaatad, kuidas need koonused pandud on? Üks asi on jalutamine, teine on ikkagi sõitmine. Aga kui tähtis on see läbivaatamine? See on üks osa ikkagi sellest protsessist, et sa siis näeksid ära, et päris raske on siis ikkagi minna, kui on selline rada, et siin on ka, et mingid saad ära, et kus on aeglasemad kohad ja kus saab paremini kiirendada ja niimoodi. Noorema vanuserühma poisse registreerus kokku 23 ja võistlus oli väga ettearvamatu, kus paremus pandi maksma alles viimase vooruga. Nii pingeliseks kiskus see päev. Alustab hästi Ron Gregor Kadak, kes saab esimeses voorus aja 42,407. Teised ei saa seal talle lähedalegi. Ilmselt siis ta veel ei teadnud, et sellest piisab vaid 4. kohaks. Tema aga aega ei parandagi. 5. tulemuse eest hoolitseb Jandro Kuusk, selle kindlustab ta endale 3. voorus ajaga 43,211. 3. vooruga sõidab ennast pedestaalile Lukas Laul. 2 esimest üritust tal väga hästi ei lähe, 3. vooru tulemuseks jääb aga 41,988. Puhas raja läbimine on oluline, sellega saab korralikult 3. sõiduvoorus hakkama Robin Roose ja aeg on selline nagu 40,575. Lubas see ka võitu. Nii aga ei arvanud Martin Meindorf, kes viimaseks vooruks võtab ennast väga kokku ja saab 0,477 tuhandiku parima aja 40,098 ja võidab etapi. Mis sa siis tegid ikkagi 3. vooruks, et sa võtsid ennast siis kokku või kuidas see voor siis 3. sulle nii hästi õnnestus? Ma isegi ei tea. Ise ei tea? Jaa. Üritasid lihtsalt? Jaa. Mis selle kiire sõidu võti siis sinu puhul on? Ma ei tea. Korralik treening ja ilusti läbi viidud sõit? Jah. Kas kooli lõpp ja pingelang oli natukene räsinud vanema vanuserühma osavõtjate armeed, ei oska öelda, aga need, kes olid kohale tulnud, olid vägagi valmis ennast proovile panema ja tegid seda väga usinalt. Tütarlaste poole pealt võib öelda, et taas üks ainulaadne etapp, sest päeva parim ja seega võiduaeg sünnib kohe esimesel läbimisel. Marta-Liisa Meindorf teeb seda siis ajaga 42,902 ja tema ega keegi teine ei suuda seda üle sõita. 5. tulemuse eest hoolitseb Lisette Luur, koos 5-sekundilise trahviga jääb tema parimaks teise vooru aeg 55,965. 4. tüdruk sellel võistlusel on sellel korral Grete-Miia Koha. Päeva parim aeg tuleb 3. voorust 47,114. Puhas ja kiire laia läbimine annab 3. tulemuse 3. vooru ajaga 46 sekundit täpselt Annabel Taabrile. Õige pisut jääb etapi võidust Katleen Kaasenil, 3. vooru aeg oli tal siis 44,906, kuid ta suutis kõik läbimised teha puhtalt ja seega oli tal väga hea päev. Tänane su selline tipptulemus tuli ikkagi esimesest sõiduvoorust, mis on ka väga omapärane, sellepärast et esimeses voorus ikkagi veel natukene vaadatakse ja sõidetakse rada läbi, et siis hakata pildikult paugutama. Kuidas see selline tulemus täna siis esimeses voorus sündis? Ma isegi ei oska öelda. Ma pigem sõitsin esimeses voorus sellist kindlalt kontrollivat sõitu, aga teine 3. voor ma läksin juba natuke katsetama, aga jah. Katsetama siis piire, et kui palju on võimalik kiiremini sõita? Jaa.
aga näed, ei tulnud välja ikkagi neid trahvisekundeid kogunes sealt ka juurde. No 3. voor, jah, see... Nii et tegelikult on võimalik ka kohe esimese vooruga täiesti nii-öelda piltlikult külmalt teha korralik tulemus. Jaa, on. Vanemate poiste sõit oli ka taas nagu ka noorematele täis pinget ja paremus pandi maksma alles viimase üritusega. Vaid 2 sõitjad suudavad päeva parima ürituse teha teises voorus. 5. sellel korral jääb Harles Simon Poljakov 43,637. Pikalt liidri kohal olnud eelmise etapi võitja Kaur-Aron Alaväli sõidab teises voorus 41,094, aga sellest piisab vaid 3. kohaks. Etapi 4. sellel korral Larsen Lubi, kes suudab 3. vooru ajaga 42,965 selle kindlustada. Etapi 2. vanemate poiste arvestuses lõpuks väga kõva tulemuse 3. voorus teinud Kaspar Kaasik 39,863, kuid ka sellest ei piisanud võiduks. Marten Õunamaa saab peale 2 täiesti ebaõnnestunud läbimist, kus lausa mõlemast 10 sekundit trahvi juurde, 3. voorus aga aja kirja 38,281 ja see jääbki päeva parimaks. Kusjuures seda aega ei sõida isegi üle juhendajate sõidu kiireb Mart Tikerberg. Tänane päev ei hakanud sulle ikkagi sugugi rõõmustavalt. No ei hakanud jah, et esimesed voorud läksin kohe kõvasti pingutama ja sellest tuli ka vead. Miks sa arvasid, et tuleb kohe nagu nii-öelda täispangale minna siis? No kogu aeg selline strateegia, et esimene sõit kohe hea põhi alla, siis hea enesetunne ja teistel võib olla natuke raskem. No sa täna muutsid strateegiat ka selles suunas, et sa reeglina oled selline sõitja, kes ikkagi ootab ära selle terve võistlejate rivi, siis läheb oma sõitu tegema. Nüüd sa läksid 3. voorus siis hoopis päris alguses kohe sõitma, enne kui see, ütleme, sinu konkurendid sõitnud veel ei ole. Et miks see siis oli nagu selline tempomuutus? No esimesed 2 sõitu läksid viimasena ja siis 3. vaatasin, et esimesed 2 tulid vead, et äkki proovin, aga et 2 järgi minna, et käsi soe ja värki. See alt ka õnnestus? Ja õnnestus, jah. Sellel etapil oli toetajate ringi tulnud osaühing Autosõit. Autokool, kus instruktoritel kohe aru saada, kas noor omab mingit eelnevat sõidukogemust või mitte. Etapil oldi väljas ka erinevate atraktsioonidega. Tegelikult on see väga tänuväärne töö, et ma olin esimest korda sellisel üritusel ja me esimest korda toetame ka seda üritust. Ja väga põnev oli jälgida tegelikult seda kirge, millega poisid tüdrukud sõidavad ja seda entusiasmi. Mis oluline on kindlasti see, et poisid saaksid ja tüdrukud kasvavad sellised esmase kogemuse, kuidas üldse autoroolis olla. Ja see annab tegelikult neile väga hea sellise baasi tulevikus liiklemises osalemiseks. Üks asi on puhtalt see tehniline oskus, et nad õpivad käituma autoroolis, juhtima seda sõidukit. Ja kui nad tulevad meie autokoolis, siis nad saavad ka selle liikleja kogemuse, kuidas reaalses liikluses käituda. Aga kuna me viime väga palju koolitusi läbi, alates algastmest kuni lõppastmeni välja ja noored rallipoisid tüdrukud, kes on käinud lõppastme koolitusel või tulevad ka algastmesse, siis peab tunnistama, et nad on ühe kõige korrektsemad liiklejad tegelikult. Sest nad on kõik oma sellise poweri, mida noored tahavad liikluses välja elada. Nad on tegelikult selle rajal välja elanud ja nad on liikluses väga rahulikud ja sellised tublid eeskujulikud. Kas me võib-olla just nende vanemate noorte osas, et äkki ei tee seda viga, ehk mida paljud lapsevanemad võib-olla tahavad teha või teevad tahtmatult, on see, et me hakkame ikkagi lapsest võib-olla võidusõitet liiga kasvatama. Me tahame juba ka nagu resultaati saada ja me tahame, et oleks esimene või oleks esimese 3 sees. Kas on pigem viga või see käib asja juurde? Ma arvan, et see on tegelikult probleem. Ehk see, et kui vanemad hakkavad välja elama oma võib-olla mingisuguseid soove, mis neil omale saavutamata, eks ju, ja kui nad õpetavad oma lastele, et see võidujanu peab olema ja see esikoha saavutamine, et see on nagu primaarne, siis on see kindlasti probleem. Tegelikult seda tuleks võtta pigem sellise spordina, mängulisena ja eelkõige sellise kasvatusliku meetodina võib-olla. Nüüd läheb sari väikesele suvepausile ja tagasi tullakse juba augustis. 3. etapp on planeeritud 7. augustiks Saaremaale. Seega pange see kalendrisse ja tehke seal üks ilus nädalalõpp. Täpsem info juba sarja Facebooki leheküljel.